Nii nagu paljudes kõrgharidust andvates Tartu koolides toimus ka kõrgemas sõjakoolis avatud uste päev. Kuna lahtiste uste päev polnud mõeldud ainult ajateenijatele ning gümnaasiumi lõpetajatele, olid külastajateks ka teised huvilised. Kõrgema sõjakooli teabeohvitseri Karin Kanariku sõnul ei tutvustata ainult õppimisvõimalusi. Ja seetõttu tulevad siia paljud koolid ja koolinoored kompenseerima puudujääki, mis tulevad, kui koolis näiteks ei ole riigikaitseõpetuse õpet. Avatud uste päevi korraldatakse käesoleval semestril juba teist korda. Aga miks nii tihti? Sellepärast, et me ikkagi üritame oma kooli promoda ja kuna meil on võimalus ja ressurss seda teha iga kuu, siis me seda ka teeme. Ajal meil huvilised said tutvuda erinevate relvadega, toimus Viru jalaväepataljoni ajateenijatele infotund. Ajateenijad kinnitasid, et avatud uste päev vastas nende ootustele. Mina jäin täitsa rahule, sest mõtlesin, et sai üldpildi sai kätte ja mis muud vaja on. Üldiselt jäin kõigega rahule, anti süüa, näidati kõik kohad ära, saime näppida igasuguseid relvi, nii et üldiselt kõik oli väga hästi tehtud. Uued kadetid, kes hakkavad siinseid uksi kulutama, selguvad uuel õppeaastal.